Nii, Heidi siin jälle ja täna ma räägin sulle, kuidas minust sai siis Eesti esimene viljakus coach. Nii et see on selline huvitav teekond, ehk siis ma guugeldasin praegu ühtegi viljakus coach'i või coach'i, kes viljakust aitab paremaks teha, isegi terapeuti Eestis, ma ei tea. Nii et ma arvan, et see on midagi sellist, mis sul on ka küsimus, et Heidi, et mida see viljakuse coach'is teeb? Mida see siis, kuidas sinust sai üldse viljakuse coach? Ja et kõik nii-öelda ausalt algusest peale ära rääkida, siis mul on nagu mitu hästi südamelähedast teemat. Üks on siis tõesti emadus, et minu teekond emaduseni ei olnud kõige lihtsam, et kui ma olin juba ülikoolis, siis avastati mul munasarjad, süste ja, ja ma käisin siis ka Eesti kuulsaimas nii-öelda viljakuskliinikus tol ajal, kõige kuulsama arsti vastuvõtul ja ta ütles, et lähme laparoskoopiasse, vaatame, et mikspärast sa ei saa neid tulemusi, mida sa tahad, on ju. ja, ja ma läksin siis, panin nii-öelda aja kirja. Enne kui mu ajakirja või noh, kui see aeg minuni jõudis, olin ma jõudnud siis tollasest elukaaslasest lahku minna ja olin nii-öelda juba uude koosellu läinud siis Levisega, kes on mu praegune abikaasa. ja, ja üsna ruttu siis tegelikult ma tegin päris palju muudatusi. Ma lugesin igasuguseid vajalikke raamatuid, et kuidas mu mõtteviis hästi palju shiftis ja kui ma jäin lapseootele ühel hetkel Helisega, siis ma ei uskunud seda ja kujuta ette, ma tegin isegi 5 rasedustesti, sest ma lihtsalt ei suutnud uskuda, et ma tegelikult olen lapseootel. Nii et see lugu on nagu midagi sellist, et mikspärast ma saan aru naistest, kes kahtlevad oma emaduses või kellel on olnud raskusi emaks saamisega. Ja siis kui esimene laps sündis, järgmise 11 aasta jooksul sees ma sain ju tegelikult 4 lapse emaks. Nii et olen nüüd Tartu Pereliidus aastaid, olen selle kaudu ka Eesti Lasterikaste Perede Liidu liige. Ühesõnaga, see on olnud nagu paras teekond. Teine asi, ma olen nüüd jõudnud sellesse kohta oma elus, kus ma tahan tõesti teha midagi väga-väga olulist, kuidagi paista silma ja ma tahan, ei ole üldse saladus, et eestlus on mulle hästi oluline. Ja ma olen ka juba aastakümneid olnud Eesti vanimas naiskorporatsioonis, Vilja Paatre, praegu küll vilistlane juba pikalt, aga üks see eestluse edasikandmine oleks hästi oluline mulle, ongi hästi oluline. Ja et sünniks ikkagi rohkem lapsi, on ju, et nähes tänaseid probleeme, ma olen väga-väga innukas sellega, et hakata kuidagi toetama naisi sellel teekonnal, sest tegelikult on päris palju naisi, kellel ju on mingi selline probleem, miks nad emaks ei saa, mitte sellepärast, et nad ei taha, vaid neil on probleem. Ja selle probleemi lahendustega olen ma tegelenud tegelikult juba 9 aastat. Ehk siis 9 aastat ei ole reklaaminud väga, aga ma olen võtnud kliente, kellel on olnud päevadevalud, koos erinevad teemad ja üks esimesi videosid võib-olla, mis inimesed väga ei taha tagasisidet jätta selle raseduse teemal või oma raskuste teemal, aga ma vaatasin oma videopangas ja ma leidsin siin ühe tagasiside, mis on juba andnud mulle aastaid tagasi, nii et see on tõesti aastaid tagasi antud tagasiside mulle. Nii et sa saad seda kuulata lihtsalt, et mis siin siis tegelikult Mailis räägib, võib-olla sind kõnetab see asi, mis ta räägib. Ja, ja, ja kolmas asi, mida ma enne veel Mailise kõnet ära räägin, on see, et 9 aastat tagasi alustasin ma ka väljaõpet Marisha Peeri juures Inglismaal. Käisin Londonis, õppisin kõike ja ma olen olnud üks tema nii-öelda algusaja terapeute, kes praktiseerib tõesti 9 aastat, nii et Marisha alati toob mind välja Eestist kui ühte oma nii-öelda pioneerterapeuti. Ja kui Marisha sel suvel augustis pöördus põhimõtteliselt minu poole, et kas ma oleksin huvitatud
et tema all nii-öelda tema klientidega töötamast fertility coach'ina, ja siis, tema valmisprogrammis, siis ma ütlesin, siis ma mõtlesin 2 päeva, ma ei ütlenud kohe jaa, sellepärast et see ma olen absoluutselt, kui sa tead, teises nišis, ma aitan, naistel, online'is raha teenida, ma aitan raha mindset'i korda teha, ma aitan mul on ka ja tervisekliente, parema elu, on ju, ärevuse kliente, depressiooni kliente, aga ma olin hoopis teises kohas augustis, on ju. Nii et ma ütlesin jaa ja siis augusti alguses ma alustasin siis temaga seda intensiivset programmi, et minust saaks siis peer fertility coach. Nii et selle tunnistuse ma nüüd sain kätte, Marisha isiklikult treenitud, ja esimesed kliendid on ka juba sealtkaudu tulnud. et see on see asi, miks ma seda teen ja mis meetodit ma kasutan, et üks asi on see uskumused, aga seal on nagu päris palju erinevaid nüansse, nii et see on selline 12 korra programm, mida Marisha siis nii-öelda andis kõik juhised, töövihikud, kõik sellised asjad, et see on selline pikem teekond naisele. Ja kui sina ka tunned, et sa tahaks seda minuga läbi teha, siis ma olen loonud näiteks, et sa saad aru, mis asjad need rasedust takistavad, siis ma olen loonud rasedusquizi, et kui sa nüüd tahad seda rasedusquizi teha, siis sa võid vaadata ka www.viljakus.eu on ju, mis on mu eraldi rasedusele keskendunud leht, on ju. Või siis otselink seal kohe lehel on ka siis, et sa võid tulla ja teha testi. ja ma hea meelega tulen, räägin viljakusest, pere planeerimisest, see kõik paneb nüüd silmad särama, on ju, emaduse mindset'ist, kõigest sellest hästi palju. Olen olnud Eesti esimese emmede membership'i looja ka aastaid tagasi. Nii et sa näed, et erinevad asjad siin on, mis mind on nagu selleni viinud, et ma nüüd aitan naisi teadlikult. Aga võib-olla parima ülevaate annabki see, et kuula Mailise tagasisidet. Ma loodan, et see heli tuleb ilusti siit läbi. Ma kohe proovin seda nii panna, et ta tuleks. Nii et loodan, et kohe ma saan seda sulle pakkuda. Ja kui sul on mingeid küsimusi, sa võid mulle meili kirjutada, Messengeri kirjutada, sa võid panna mulle kohtumise, mul on tasuta 15 minuti kõne kohtumise variant kalendris. Kui sa tunned, et vot, sa tahaks minuga töötada oma beebi või IFF-i ja teekonnal, töötada läbi nende energiatega, mis tegelikult siis vaja teha on ja võib-olla tuleb su kviisis ka välja, et mis on need põhjused, mikspärast sa hetkel lapseootele ei jää. Nii et ma räägin hästi palju siis erinevatest emotsioonidest, mõtetest ja kõigest sellest minevikust, ehk siis kuidas siis oma kehale teada anda see, et jah, ma olen valmis selleks imeliseks terveks beebiks ja beebi planeerimine tegelikult peaks algama ka tervel naistel enne, kui see tegelikult juhtub, on ju, et saada siis need terved toredad beebid endale, on ju. Ja ka sünnitus, on ju, sünnitus ka sa saad ette planeerida juba peas, milline see kõik see on ju. Nii et tegelikult me võime minna väga-väga, väga erinevatesse kohtadesse. Nii, aga ma loodan, et siis me kuuleme seda Mailise tagasisidet siit praegu. Räägin siis sellest kõigepealt, kus ma olin enne NBA-ga tutvumist. Olen olnud aastaid väga-väga suures sisemises segaduses, teadmata, mida ma teha soovin, millega tegeleda soovin. Põdesin igasuguste asjade pärast, ei väärtustanud ennast, olin tige ja rahulolematu, vihastasin ja karjusin selle peale, kui ei tehtud nii, nagu mina seda ette kujutasin või soovisin. Ja peale seda siis muidugi põdesin ja süüdistasin ennast pidevalt. Aga tänu NPA-ga tutvumist tunnen end kui uue inimesena. Olen rahulik, olen rõõmus, olen enesekindel, väärtustan ennast,
äh, julgen välja öelda oma arvamusi ja ei põe selle pärast. Kehtestan ennast ja ma tean, mida ma väärt olen. Kõige suurema muutuse tõi mu ellu NPA-tades on okei olla naine, tänu millele ei tea ma enam, mis on valu päevade ajal. Kui mind on noorukieast alates, kui päevad käima hakkasid, kõhuvalu kimbutanud, siis ma ei tea enam, mis asi see on. Päevad on täiesti nauditavad on okei olla naine ja kogeda seda muutust, mis iga kuu kehas aset leiab. Samamoodi olen vabanenud sellisest surmahirmust või õigemini surmast rääkimise hirmust. No mul on täiesti okei avaldada kaastunnet inimestele, on täiesti okei rääkida surmast, ilma et sinna tuleksid mingisugused emotsioonid lisaks. Ja samuti olen vabanenud ämbliku hirmust, et kui varem keegi ütles sõna ämblik, siis mul käisid juba külmavärinad üle kere, siis praegu suudan ma täiesti rahulikult seda kõike võtta, et ämblik ju tegutseb omaette, teda ei ole vaja karta. Panin ükskord tähele, et spaast tulles olin unustanud oma ripsmeduši koju ja seda ei olnud kuskilt võtta ka. Nii tuli siis värvimata silmadega minna avalikku kohta sööma. Ja see ei olnudki probleem, et kui ma varem oleks võib-olla öelnud, et ei, me ei lähegi sööma, koju ära ja kõik, siis täiesti okei oli värvimata silmadega väljas käia. Üks väga-väga suur muutus ja edulugu on tuua näide oma tütre kohta, kes on siis 12-aastane ja kuidas tema ei soovinud enam trennis käia, kuna talle tundus, et kõik tüdrukud seal räägivad teda taga ja teda ei võeta omaks ja treener ka kiusab ja mida kõike veel. Ja NPA-tades siis ära selle teema. Protsessi lõppedes ütles, et emme, tead, ma tundsin selle tüdruku kurbust enda sees. Ja, ja see, isegi pisarad tulid tal välja ja hiljem trenni minnes samal nädalal, siis koju tulles ütles, et emme, et trennis ei olnudki üldse keeruline olla, et väga lahe oli trennis olla. Ja alles paar päeva tagasi rääkis ta sellest, et emme, tead, et see tüdruk tuli minu juurde ja rääkis ise minuga. Nii et rõõm on näha, et see asi töötab nii suurelt lihtsalt ja see on ikka väga-väga võimas vahend ja väga-väga lihtne asi, see NPA-tamine. Et rahul olen nii mina kui minu laps, kes käib nüüd rõõmuga trennis, et muidu oli asi ikka juba väga-väga hull, et rääkis issile, et tema ei taha sinna minna, rääkis mulle, rääkis vanaemale, et see asi oli ikka väga-väga suur, siis nüüd on see asi unustatud. Ja abikaasa koha pealt võiks ka rääkida seda, et NPO Weekend'i ajal peale esimest osalemispäeva NPA-tasime temaga ka mõned teemad läbi ja oh imet, ta on palju-palju rahulikum, tegutsemisaltim, tähelepanelikum minu suhtes, nii et ma tunnen, et ma saan tema kõrval olla mina ise ja tema on ka tema ise. Et seda on rõõm näha. Ja ütlen veel nii palju, et nendele, kes vaatavad seda, et kui sa oled valmis võtma vastutust iseenda elu eest enda kätte ja soovid muutusi, siis NPA Weekend
on sinu jaoks. uuri, osale, koge ja näe muutusi, suuri muutusi, ole valmis suurteks muutusteks ning naudi uutmoodi elu. aitäh, Heidi, sulle. mul on väga-väga hea meel, et ma sattusin sinu, sinu töid ja tegemisi nägema ja sinu koduleheküljele ja tutvusin NPA-ga. nii et tänan, aitäh. hei, tere! nii, aga see on nagu nii südantsoojendav vaadata neid tagasisidesid, nii et ma ka nagu tänan hästi, et kui sul on ka mingi tore tagasiside, saada mulle video, sest näed, see võib tegelikult, sa ei tea, kus moel kedagi toetada praegu. Ja energiatöövahetusi teen ma ikka, on ju, nii et kui Mailis kutsus mind NPA nädalavahetusele, siis energiatöö nädalavahetusi teen ma ikka. ja, ja ma julgustan sind, kirjuta mulle lihtsalt oma teemast ja vaatame, kuidas ma saan sind toetada. Et Mailis rääkis siin eri teemadel, on ju, aga mul on kliente, kes on siis ka arstide poolt nagu viljatuks tunnistatud, neil on juba nii-öelda menopaus, juba hingab kuklal, erinevad asjad, nii et katkemisi palju olnud. Nii et oleme saanud neil ka täiesti, mu postkasti on saadetud imelisi beebipilte. Nii et kui sa tahad seda kõike proovida, mida ma olen õppinud ja tahtnud siis maailmale edasi anda, siis kirjuta lihtsalt mulle, vaatame, kuidas ma saan sind toetada. Ja võib-olla saan ma mõne sinu mure lahendada, mõne sinu unistuse täita. Tšau.